Mina kostitan oma sõpru alati kodutunde toodetega ja loon tõelise kodutunde. Tere, armas kodutunde meeskond! Kirjutan teile ühest tublist noorest perest, kus kasvab 5-aastane Piiga ja kus mõlemad vanemad on töövõimetuspensionil. Nad elavad praegu pereema Kristli vanemate kodus, kus on elanikke 3 põlvkonna jagu ja noore pere käsutuses vaid üks pisike tuba. Hiljuti sai noor pere endale elamiseks vana maja, kuid sinna sisse kolida ei saa, sest puuduvad elementaarsed elamistingimused. Muidu on nad väga tublid. Kristli vanemad aitavad, kuidas saavad ja noor peremees veedab majas nokitsedes kõik oma vabad hetked. Aga paratamatult on võimalused piiratud ja jõudlus väike. Tean, et sellele perele piisaks ühekordsest abist, et nad ise oma eluga järje peale saaksid. Palun aidake. Kus on nüüd sinu peatuspaik armas? On sul kindlus, kus toetada pead? Oled loobuma olnud kord varmas, üles leidma sa väärtused pead. Tere jälle! Meie oleme täna Raasikul ja istume siin Karolaga mõnusas sooja saagissuvilas peidus, sellepärast et õues on päris korralik lumetuisk. Kas sina mäletad, millal me käisime siin Tea ja Kristliga tuttavaks saamas? Ega ma muidu ei mäletaks, aga mul on see mapp ka, kus kõik on kirjas. Siis see ütleb, et me oleme käinud siin eelmise aasta novembri alguses. 2 kuud või natuke peale. Ja nüüd oleme me siin tagasi eesmärgiga aidata üks noor pere päris oma koju. Tere! Sina oled Kristli? Jaa. Tere, Kristli! Tere. Ja sina oled Tea või? Jah. No tere! Ja kelle maja see on? Sinu? Jah. Sinu peremaja? Jah. Aga praegu te siin ei ela? Ei. Mis siis juhtus? Miks noored ei saa siin elada? See on elamiskõlbmatu veel, et Ossimaga ta on nii vana ehitus ja lagi oli sisse kukkunud, vesi ei ole sees, et kõik tuli otsast peale alustada. Ja vaikselt alustasime siis. Ise nad on ka väga tublid. Sina elad siin samas lähedal? Jah. Ja tahtsidki niimoodi, et tütar oleks siin kuskil sinu külje all või? Jaa, sellepärast, et Kristel on väga sellist toetust vaja, et ta ma pean tal olemas olema. Kuule, sul pidi olema väga lahe tütar. Jaa. Kui vana tütar sul on? 5-aastane. Mu tütar tegi siia tigudele kodu. Ärme puudu, et ei tohi teha tigude kodu katki. Ja see on mul elukaaslase tehtud. Elukaaslane on sul tubli või? Jaa. Neid tuleb hästi palju innustada ja tal on lapsest saati olnud raskusi sõprade leidmisega ja kuuluda kuskile. Olla keegi. Ta on alati teadnud, et meie oleme ikkade sõbrad. Kristlil sündis mul väga õnnetult ja juhtus midagi sünnitusel. Ta jäi hapniku puudusesse ja oli väike ajukahjustus. Ta ei hakanud õigeaegselt rääkima, käima. Alustasime kõneravilasteaiast, siis läksime tondikooli edasi. Sealt edasi läksime Astangu rehabilitatsioonikeskusesse. Selle aja jooksul ta tutvus, kui ta õppis iseseisvat elamist, tutvus oma elukaaslasega ja sai vahepeal lapse. Aga kui laps oli siis 3-aastaseks saanud, siis me viisime ta uuesti sinna kooli. Ja ta ikkagi lõpetas selle kooli ja nüüd ta käib juba aasta otsa varsti tööl meil. Paljud emad hoiavad sellised lapsed enda juures, et miks sina tahad, et sinu see noorpere hakkaks elama siin iseseisvalt? Sellepärast, et nad on seda väärt ja nad on ära tõestanud, et nad saavad sellega hakkama. Mis nüüd te kahekesi arvate, mis siin see kõige suurem probleemi koht oleks, millest te nagu abi vajaksite praegu? Vesi sisse ja vesi välja. See on nagu kõige suurem probleem. See pesemise värk saada kõigepealt. Just. Et kõige ülejäänuga arvad, et tulete oma pere jõududega toime või? Kindlasti.
Karola, mis plaan meil siin on? Mis me valmis ehitame? Meie ehitame valmis pesemisruumi. Ja seal on siis 3 tuba, väike köök ja selle pesuruumi oled sa planeerinud sinna kuskil sinna köögikanti, jah? Jah, seal oli siuke hea nurk, kuhu see teha, et kööginurka. Tegelikult on päris suur vannituba võrreldes sellega, mis me vahepeal teeme. 4,5 ruutu. Ja siia tuleb niimoodi? Siia tuleb altest mööbel. Et siia paneme pesumasina siia alla, alamukapi ja natukene riiuleid. Hästi hea on, et siin ees tuulekojas on üks väike ruum, kuhu saab ära peita kõik need põrsad igasugused, hüdroforid, boilerid, et need ei pea siia panema. Muid tavaliselt paneme pannud kappides. Selle üle mul on hästi hea meel. Siis seda palkseina kindlasti ma tahaks jätta näha. Seal on küll niisugused toredad vahed, aga äkki Palkmajakeskus Permatsiiniga tuleb täidab need vahed ära. See on midagi uut. See on midagi sellist, mida meil enne ei ole olnud. Ja mis sa praegu teed seal? Otsin praegu kinnitusplaati ühele väiksele asjale, mis ma tahaks teha. Tahaks teha euroalusest riiulit. Euroalusest? Siis ma otsingi Bauhofi kodulehelt, et saaks mingisugused kinnitused, millega ta oleks hea nagu seina panna. Läksid seekord seda teed, et vaatad hoopis e-poodi, mitte ei läinud ise poodi? Jah, vaatan hoopis e-poodi. Ja nii tore nad toovad ise kohale ka. Me ei pea ise selle tuisel tormiga kuskile minema. Tervist! Tervist! Sellise tuisu ja külmaga on ikka päris huvitav liikuda. On. Meile ka meeldib, raasikul on ilus ilm. Jah, aga kohale jõudsin. Väga hea, sest meil on hirmsasti tahavad poisid hakata seda Kingspani seina panema ja siin me juba ootasime. Jah, selleks on sai kaasa võetud siis ehituslik liimvaht, mis siis sobib erinevate kinnitusmaterjalide panekuks. Laseme siis plaadi peale, anname ta lõhu käes natuke aega toimida ja siis lükkame ja surume paika. Aga see on oluline, et ta peab natuke saama oodatava, mõjudava. Jah, selles suhtes, et õhu ja niiskuse käes tema struktuur nii-öelda moodustub. Kuule, aga kuidas need pinnad peavad olema? Vaata, siia vannituppa seina meil läheb Kingspani plaat, aga vannitoa põrandad sojustatakse alt poolt, keldri poolt. Siis nad panevad sinna seda peno on ju. Ja see on selline poorne, et kas ikkagi aitab sellest? See on nüüd selline suhteliselt universaalne, et see on peale kirjutatud ka, et mitmeotstarbeline liinvaht. Ja ta ongi just nagu mõeldud erinevate ehitusmaterjalide panekuks, et ta sobib nii poorsetele pindadele kui ka mittepoorsetele. Et ta moodustab oma sellise vahtmassi, millega ta siis nii-öelda nagu nakkub ja katab ära nii need pooriosad kui ka tavapinnad. Ta sobib nii kividele kui ka paneelidele kui ka soojustusele kui ka aknalauda saab temaga väga hästi paika panna. Et on tegelikult väga universaalne. Mis sul siin teises käes on? Kuule, teises käes jah, vaata kuna teil on jälle peamise alt tegemist. Seda ma tean, see on see seene asi, see stopp. Ja just nimelt hallitus kindlatele pindadele. Põhimõtteliselt tegemist siis happelise silikooniga. Loodame, et keegi ei jää hambapastaga segamini. Ärge jah, sellega igaks juhuks hambid peske. Tea ja tema mees Peeter kohtusid ja armusid hästi noorena. Tea oli vaid 17, kui ta lapseootele jäi. Sünnitus oli raske, aga noorusele omase optimismiga ei osanud Tea sellest, et looteveed olid rohelised ja sünnitusvalud vahepeal lausa ära kadusid ning arstid ümberringi sebisid, veel midagi hullu välja lugeda. Öeldi, et lapsega on kõik hästi, kõik läks hästi, toodi ta mu kõhu peale ja oligi hästi, kuni selle momendini, kui ma üks kord avastasin, et ta ei arene enam nii hästi kui siis nagu teised lapsed. Ta ei hakanud keerama, roomama, käputama, käima. Kõne tuli väga hilja. Ei tulnudki. Enne 3 aastat ta siis ainult lalises. Mina mainisin alati kõigile, et midagi on teisiti. Tundsin muret. Kõik lohutasid, ütlesid, et ikka juhtub ja et ära muretse, kõik on hästi, kõik on hästi. Juba enne 3 aastat ma hakkasin otsima logopeedilist abi, aga sellel ajal nagu öeldi, et enne 3 aastat üldse ei vaadatagi selliseid lapsi, et küll ta hakkab ära muretse. Mitte keegi võtnud tegelikult väga tõsiselt, kuni päris mitu aastat veel või? Jah. Sinu muret? Jah.
ja läksime ikkagi tavalasteaeda esialgu Kostiverre siis ja edasi ma hakkasin siis muretsema, et oleks ikkagi nagu rohkemat abi vaja ja saime kõneravilasteaeda Tallinnasse. Kristli rääkis juba kenasti, aga mida enam Tea otsis abi ja teavet oma lapse aitamiseks ja arendamiseks, seda enam sai ta selgeks, et lihtsalt ei tule miski. Kristli oli juba päris suur tüdruk, kui arstid leidsid, et tema aju on ilmselt juba sündides jäänud hapnikuvaegusesse ja sellest ka aju kahjustus. Eks ma ikka nutsin kodus õhtuti ja tahtsin hästi palju nagu nii-öelda, kuidas siis, ma lausa nagu peitsin oma last tegelikult, et teised mitte ei märkaks ja ei saaks aru, et mul on teistsugune laps. Ma ei oska öelda, miks see nii juhtus. Ja võib-olla see sundis mind ka sellel ajal kuidagi abi otsima ja... Sul on 2 nooremat last veel? Jah. Aga sinnamaani, kui nemad teie juurde tulid, oli Kristli ikka päris jupp aega ainuke. Kas see oli teadlik valik? Jah, see oli täiesti teadlik valik. Ma kartsin väga kaua saada veel lapsi. Mingil hetkel sa saad sellest üle ja tead, et pead edasi minema. Ja ma oskasin väga hästi nagu nende puhul siis jälgida ka seda arengut. Ja muidugi oli see topeltrõõm, et kuidagi iseenesest tuli minu lastel kõik asjad, et see, ma ei olnud ju kogenud seda enne. Tea, kas erivajadustega laste vanemad elavad mingisuguse kompleksiga? Jaa. Kas see on see, et see on minu süü, ma ei saanud hakkama? Jah, kindlasti, et ega ma muidu siis nimetades mu esimese lapse nime, siis ma tunnen, kuidas mul on kurgusklomp ja pisarad hakkavad voolama ja et ja see ju näitab midagi selle kohta. Et nii on. Kui tänavat mööda alla vaadata, siis seal tuiskab lumi. Kui natukene siiapoole vaadata, siis seal tuiskab hoopis teine asi. Ja, Vill tuiskab üles korrusele. Teeme sooja. Kodutunne ilma sooja koduta või kodu soojata ei lähe kuidagi. 2 ühes on päris hea. Kas te nüüd terve selle lae peal teete selle puistevillaga ära, jah? Ikka. Aga et nüüd sellist head villa mõne lae peale panna, mis enne selleks peab tehtud olema või milline see pind peab olema? Hea on, kui on arutõkke all, mis ei lase nagu niiskust villa sisse. Kui ei ole ka olnud seluvillvill hingab selle niiskuse välja. Näiteks vanad laed, kus on saepuru, et ilm ei pea võtma seda saepuru alt ära, et selle seluvilla võib peale panna, ta hingab kõik selle sisemise niiskuse välja, et ei ole probleemi. Ja mis asja te siis nüüd sinna lae peale puhute? Verravuuli selluvilla. Ansla toodang. Purustatakse vana paber ära, vana ajalehed, kulunud uudis või kehva uudis, masinast läbi ja lae peale. Jah, saab nagu kasu toovaks. Kõik need kurvad uudised, mida ajalehtides avaldatakse, saab lõpuks kellegi kasuks ära kasutada. Ja, siin on hea mitu uudist. Läks lae peale. Ja mitu uudist. Mina ostan alati kodutundepiima. Head teha on hea. Kõige tähtsam siin maailmas on kodu ja seal valitsev soojus, sest ilma kodutundeta me jääme kodutuks. Meie seas on palju inimesi, kellel oma kodu on vaid unistus. Kui sina ostad kodutunde tooteid, teed sa hea teo ja annad suure panuse, et see lihtne unistus, oma soe kodu, täituks.
25-aastane Kristli on noor emme Raasikult. Tema sündimine oli raske, Kristli aju sai pisut kahjustada ning teadmised ja oskused on temani tulnud seetõttu pisut raskemini kui ehk mõnel teisel. Aga Kristli ema Tea ja isa Peeter on alati teadnud, et nemad kasvatavad oma lapse iseseisvaks. See on olnud palju kannatlikkust nõudev teekond, kuid täna on jäänud vaid veel üks samm, aidata noorel perel väike kodumaja elamiskorda saada. Tere hommikust! Tere! Mis teed? Pumpa panen kokku. See on pump või? Siin see kaev on nüüd majast täpselt sellisel kaugusel, et siin seda tavalist hüdrofoori, see roheline, mida me küll oleme siin kappidesse peitnud ja et seda ei saa paigaldada. Tema võimekus lihtsalt ei võimalda seda. Et seda ei tulegi, mis toas müriseb, jah? No tegelikult on ju hea ju. Siis ei mürise midagi toas. Ei, see on täiesti vaikne. Tema töötab seal maapõues ja pumpab juba veed tuppa. Ja tuppa läheb paisupakk. Võin põlve toetada, kui sa tahad kuhugi. On sellest mingit abi? Istu peale. Mis sa teed nüüd? Küttepuid või? Vanast uut. Vanast uut? Mis te teed? Teeme euro alusest riiulit. Ühe tüki võtsime juba ära, sellest tuleb riiulida. Siia tuleks nagisid külge panna. Vaata, kui ikka kobedalt tehtud. Võid arvata, et need on lihtsalt ju millegi alla panemiseks. Aga väga tugevad tegelikult. Tugevamad kui mõni mööbel on ju. Sellest tegelikult saabki vaata, voodi alused igast asju tehakse euro alustest. Need ongi tõesti tugevad. Ma tahaks nii aidata siin kuidagi. Ja see aitab, kui ma teen. Tunned, kuidas me nagu kaasa elame või? Jah, muidugi. Tunned, jah? Väga hea. No Ants, mis sa nüüd praegu teed siis? Praegu panen väiksed punktid siia, millega liimin kinni tihendi, tugitihendi. Aga see, millega sa need punktid tegid, mille külge sa selle tihendi praegu paned, see on... Sama materjal. Kuidas selle materjali nimi nüüd on siis? See on permatsink, tihendusmass. Ja neid värve on vist erinevaid, ma saan neid on jah, väga palju, neid saab valida vastavalt, kuidas keegi tahab. Saab võimalikult sarnane selle palgitooniga ja siis saab väga kontrastse teha, nii et... Aga see tema funktsioon on siis ikkagi toa poole peab seda panema või? Seda pannakse nii väljaspoolt kui seestpoolt. Aga kui tema funktsiooni otseselt, see muudab palkmaja tuule kindlaks. Sest palkmaja suurim probleem ongi tuul. Et isegi vahest võib -25 olla külma, palkmajas on ikkagi soe, aga nii kui tuleb tuul, siis jalad külmetavad. Aga vanal allilajal topiti need palgivahed ju sammalt täis, siis natukene hiljem takku, aga nüüd on siis sellised moodsamad vahendid. Sammalt takku ja siis nutikamad tegid need vahed savimördiga. Ja see sama toode, see ongi nüüd võimalikult sarnane selle vana aja savimördile. Ainuke asi, et palk kipub ju mängima ja liikuma ja siis tekivad praod, aga see materjal liigub koos palgiga. Ta on väga loodussõbralik, see ei ole tehtud nafta baasil. Ja Ameerikas on tal öko-friendly märk. Mul on täiega selline kiusatus praegu kogu aeg sa paned ja ma ütlen nagu see tordikreem läheb sealt sellest suurest. Praegu veel ei ole nii, kui see saab ilus silune ära ja siis tuleb, vaatab, lahe asi. Kas sinul on head vanemad? Jaa. Kuidas nemad sind on toetanud ja aidanud? On mu kõrval olnud. Teie peres räägitakse hästi avameelselt ja sinu vanemad, siis kui sa juba väike olid, siis nad ütlesid, et sa oled natukene eriline. Mis see tähendab? Mis see sinu meelest tähendab, et sa oled eriline? Ma ei tea, võib-olla aeglase mõtlemisega. Et ei oska mõnikord ennast nii hästi väljendada, kui vaja on. Lähen hästi kiiresti endast välja. Siis kui endast välja lähen, siis, kuidas seda öelda, kukun kokku ja pärast seda enam ei mäleta mitte midagi.
ainukene, mis ma otsima hakkan, on rahakott. Kooli ajal oli sul kuidagi nagu raske ka või? Ikka oli. Ikka tundsin nagu kõrvale jäetuna. Näiteks Ristiku koolis sain ainukese lapsega, kellega ma läbi sain ühe lastekodu lapsega. Sain läbi. Teised kõik nagu ütlesid halvasti ja norisid ja nagu suurem osa istusin üksinda kogu aeg. Mitmed logopeedid, kõneravilasteaed, arstid, terapeudid. Kristli vanemad ei jätnud kasutamata ühtegi võimalust oma tütart aidata ja arendada. Valgus tunneli lõpus hakkas aga paistma siis, kui Kristli läks Tondi kooli, mis ongi spetsialiseerunud erilistele lastele. Sealt maalt ma nagu tundsin, et see on nagu tõeline vabadus. Seal on sellised spetsialistid, kes tulid tõesti, rääkisid, mis toimub lapsega, kuidas peab käituma, kuidas suhtuma, kuidas nad näevad, kuidas nad aitavad. Nad võtsid mult nagu terve selle suure sellise murekoorma ära. Siis me teadsime, et me peame kõik tegema selleks, et sellest lapsest saaks iseseisev laps. Ta saab ise hakkama üks päev. Siis kui teadsin, et issi tuleb, siis panin näiteks makaronid keema ja tegin makarone hakklihaga ja kartuleid praadisin ja muna tegin ja ühe korra proovisin väiksena pärmitaiget ka, aga eriti ei olnud nagu hea mõte. Peitsime issi ja emme voodi alla ära. Mis te kui juhtus siis, et lasa voodi alla pidid peitsima? No, me ikkagist unustasime selle sinna. Kui sa väiksena selle peale ka mõtlesid, et ükskord ma saan suureks, siis mul on oma pere. Jaa. Mul olid nagu sellised reaalsed unistused, et omandan eriala, ehk siis lõpetan kooli, siis leian endale mehe, kes mind armastab ja siis saan ükskord oma kodu, lähen tööle. Siuksed reaalsed unistused olid minul. Laps oli ka seal unistustes? Jah. Oma elukaaslast Arkot kohtas Kristli siis, kui läks erivajadustega noorte jaoks mõeldud Astangu rehabilitatsioonikeskusesse ametit õppima. Noored sobisid, kuigi Kristli on jutukas ja emotsionaalne, Argo aga pigem vähese jutuga. Kaamera ette ei kipu ta ka meie saates, kuigi tulevases kodumajas on enamik töid just noore peremehe osavate kätega tehtud. Kui Teani jõudis uudis, et noored on lapseootel, oli see tema jaoks üks olulisemaid oma lapsest lahti laskmise ja tema usaldamise õppetunde. Muidugi mul käis miljon mõtet peast läbi. Aga esmajas ma küsisin, et Kristli, kas sa tead, mis tähendab olla lapsevanem? Me olime sellest tegelikult rääkinud varasemalt. Me hästi palju räägime Kristliga situatsioone ja asju läbi, et arutame, et kuidas üldse nagu maailm toimib. Muidugi ta ütles, et tea, ema, ma olen valmis ja ma tahan last saada ja. Kuidas see siis on läinud? Kas see on läinud niimoodi, et sina said veel ühe väikese lapse või ei? Ei ole. Me ei võtnud seda algusest peale nii. Kas Anette on hea laps? Jaa, väga tubli. Väga tubli laps on. Tuleb, teeb kalli ja et siis iga õhtu soovin talle hea tööd ja issi ja et me väga armastavad ja see ongi õnn või? Jah. Või see on mingid üsna vedel asi, mis see siis on? See on lasuur. Puidu lasuur. Tooniga pähklipuu. Mis see lasuur siis teeb? Kaitseb puidu niiskuse eest ja kuna ta läheb panni tuppa vaata, siis ta võis ikkagi olla niiskus kindel. Pintseldame ühe korra ära ja sellest piisabki või? Jaa. Ainult ühest korrast. Siis võib-olla jääb natuke näha ka midagi. Ma kardan, et muidu need templid ja kõik kaovad ära. Oota see, kus mina siin ka kastis praegu susserdan, see on tegelikult
riiul, jah? See on väike riiul, no siia peale saab ka panna, sellest tekib ka riiul, siin on riiul, siia tulevad nagid. Siis on vaja ta ainult seina saada, et siis selle jaoks me tellisimegi Bauhofist need nagid, et või on see konksumoodi asjad, et saab ilusti seina panna. Ja seda mööbli poolt seal vannitoas tuleb ja täiendab meil veel Paltest mööbel ka. Ja maitse, mis maitse on? Ei, ma ei. See ei tapa. Meenutus kreem brülee. Ja sõõr peab ka märg olema. Minu külmkapis on alati kodutunde tooted. Neid ostes teed sa heateo. Minu külmkapis on alati kodutunde tooted. Neid ostes teed sa heateo. Kristli vanemad on teinud omalt poolt kõik selleks, et oma erilisele tütrele anda oskused ja julgus ise elus hakkama saada. Erivajadustega noortele mõeldud koolis kohtas Kristli oma elukaaslast ja neil on nüüd terve ja rõõmus tütre Tirts. Kristlil on meelepärane amet supermarketi pitsameistrina. Õnnest on puudu vaid oma kodu. Kuigi Kristli vanematel õnnestus leida väike vana majake, on neil riigiteenri ja medõe palkadest maja korda teha väga raske. On neil ju ka oma kodu ning veel 2 last kasvamas. Kodutunne aitab noorpere tiivasirutusele kaasa pesuruumi valmis ehitamisega. No tere hommikust! Tere hommikust! Mis sa otsid? Ma otsin seda distantsi, et kui kaugel meil see mahuti nüüd siin majast siis jääb täpselt, et Eesti Septikule see info edastada. Mahuti tuleb siia või? Jaa, me oleme tiheasustusalas. Selge. Aga praegu meil seda mahutit ei ole? Ei, siin olude sunnil jah. Mahuti on tegelikult täiesti valmis, aga lihtsalt paigaldus toimub siin mõne aja pärast. Selleks hetkeks, kui see maja on sissekolimiskõlbulik, on see mahuti kindlasti siin juba paigas. Aga mis siis selleks veel vaja on? Ma arvan, et Vahur ja Ringalaid pere suuruse järgi selle mahuti suuruse arvutavad ise. Jaa, nii kui Eesti Septiku poisid saavad, maapind võimaldab, siis nad tulevad ja lõpetavad selle töö ära. Küll aga meie juba paigaldasime ära puurkaevust värske vee tuppa. Et see pool on tehtud. Nii, Marko. Ja. Mis teed? Paigaldan vanamutut hetkel. Juba? Ja. Sina oled kiire. Kuule, sa oled meil esimest korda ju? Ja. Kuidas on siis? Kuidas me tundume niimoodi lähedalt vaadates? Väga kihvt on. Minu jaoks on täiesti uus kogemus, väga meeldiv kogemus. Näha jälle midagi uut. Väga hea. Valamu läheb nüüd siia, eks ju? Jah. Alla tulevad kapid, sahtlid. Sahtlid tulevad lausa, jah? Täpselt. Väga kihvt on see, et siin näiteks on see puiduga, kuidas sobib kokku, on kõik erinevad värvi. Jaa, siin on ka see puidumuster, eks ju sees. Aga paljudes vannitubades pole nagu mööblit päris, et on valamu ja on vajalikud asjad. Aga see tegelikult see tellitud mööbel on ikka arukas valik, on ju? On ikka. Eks et kapid, sahtlid, vannitoas ikka alati tulevad kasuks. Erivajadustega noorte iseseisva elu võimalustest räägitakse Eestis tänuväärselt palju. Tea on kogenud, kui palju häid spetsialiste meie maal leidub ning tunneb end oma tütre õpetajate ees surmani tänuvõlgu. Jah, laps on tema liha ja veri, aga valida, mis suunas tegutseda või kuidas oma last kasvatada, pole erivajadustega lapse vanemal alati just lihtne. Üks raskemaid asju on lapse enda usaldamine. Mis see kõige tähtsam on, et kasvaks iseseisev laps? Ma ei tea, tuleb suhtudagi sedasi, et ta ongi täiesti tavaline laps. Tuleb aruda kannatust, võib-olla rohkem, aga kõike teha nii nagu teistegi puhul. Nad ise siis saaksid hakkama ja et Kristli saaks ise hakkama enda väljendamisega ja oma nii-öelda
murede vormistamisel iseseisvalt nii-öelda kõik. On see raske ka mingitel hetkedel seal, kui sa tausta peal seisad, seal selja taga seisad, pead endal tegema umbes niimoodi, et ei sekku. On vahel raske ka või? Jaa, muidugi on. Ma olen tihti pursatanud nutma ja läinud veel natuke kaugemale, pühkinud pisarad. Miks? Ma ei tea, see on selline tunne, kui sa näed, et nad on ummikus, aga nad peavad ise sealt välja rabelema ja ma ei tohi sinna vahele astuda, siis minu sees on selline süümepiin. Selle taga on kindlasti mingisugune ma ei tea, kurbus, saamatus, valu. Sa lased ikkagi, saad saada selle kogemuse? Jaa, ma lasen tal ikkagi saada ise selle kogemuse, et ma olen endale selgeks teinud, et see on minu valu, see on minu probleem. See on, mina pean sellega toime tulema. Kristli saab tegelikult ise kõigega hakkama. Lihtsalt minu nägemine, või kui mina seda pealt näen, siis see on minu valu. Sinu vanemad toetavad seda, et te läheksite oma ette elama. Mis sa ise oma südames arvad, kas see tegelikult emale, isale on natuke raske ka lasta oma laps kodust ära? Selle peale ma pole tulnud. Kindlasti on. Ema süda, nagu öeldakse, nüüratu. Ikka muretseb, et kuidas läheb ja millega ta tegeleb ja. Kas ootad ka juba sinna oma koju kolimist või? Ikka ootan. No mis sa arvad, mis poolest see on teistmoodi, see, kui sul on päris oma kodu teie perel? Saan ise otsustada, keda külla kutsuda, keda mitte. Saan nagu ise olla peremees. Perenaine? Perenaine ikka. Peremees sulle tuleb kaasa ju. Jaa. No aga siis on rohkem ruumi ja... Jah, et siis lapsel on oma tuba ja meil on oma tuba ja... Kas sa ise oma südames oled kindel ja usud, et nii varsti nad kolivad sinna elama ja nad saavad hakkama? Jah, et see valik oligi tegelikult täiesti eesmärgipärane. Kuna me oleme nüüd selle perega koos elanud ja me oleme näinud, millised on nende potentsiaalid ja nende ressursid, mis on, siis me teame, et nad saavad seal hakkama. Nüüd su süda on oma tütre pärast rahul? Jah. Mulle tundub, Karol, et seekord sai meil valmis üks selline, ma ei tea, kas nii on ilus öelda, vana maja vannituba või vana maja pesuruum. Ja see on see meie lemmiksõna ikkagi see maalähedane vannituba pesemine. Ehkki me ei ole tegelikult ju väga maal isegi, aga kuna maja on vana ja siin said sa natukene inspiratsiooni sellest paltseinast siin. Jah, seda oleks küll nagu pattuppe jätta niimoodi kipsi taha. Kuigi siin olid hästi suured vahed, aga see permat siin kattis selle minu mõist nii hästi ära. See maalähedus läheb meil edasi sinu selja taga või see ei ole isegi maalähedus, see on taaskasutus? Jah, taaskasutus. Ütleme, ta on toonilt praktiliselt nagu palk. Natukene läheb selle paltest mööbli ka kokku. Ja mis see nii tore on ju.
see on väga tore ja see on väga lahe, et siin jäid alles need templid või tähised, ma ei tea küll, mis nad tähendavad, aga nad on väga dekoratiivsed. Ja see maalähedus läheb siin nende mööbli uste peal edasi. Näevad välja nagu oleks vanad uksed. Nagu oleks vanad, oleks natukene lihvitud ja puhastatud ja... Tegelikult on täitsa uued. Nii et Baltest mööblist saab kõike. Saab uut, saab vana väljanägemisega uut. Täpselt. See pesuruum sai otsast lõpuni valmis, aga vesi tuli ka tuppa tuua. Ja me tõime siia siis vee sisse ja me oleme hoonesiseselt rajanud ka kanalisatsiooni, nii et ta on tegelikult nagu perimeetrist välja juba viidud. Kui tuleb Eesti Septik ja saab seda tööd teha. Kohe varsti? Jah, siis nad teevad selle ära. Seekord oli see vundament oli nagu mõnus üllatus siin, et üldjoontes sellise aja majadel on vundamendid sellised, peaaegu olematud. Ja siin ta oli 60 centimeetrit paks. Ossa! Maja ise on väike meeletult sügavale, et tänu Graamole ja nende piikmasinatele siis me saime selle augu läbi, et see torusalt läbi saaks. Ja ärme unustame, et see maja on tegelikult ka pööningult nüüd täiesti soe. Muidugi. Tselluvillaga. Meil käisid ju vennad, villavennad. Mis sa leidsid, Anette? Astuge edasi. Perenaine kõigepealt ikka ja... See ei julge sissegi astuda. Astu ikka, sinu kodu. Nii ilus. On Anette või? Jaa. Mis me ütleme neile? Aitäh. Jaa, mul ei ole lihtsalt sõnu. Kas see on selline vannituba, nagu sa tahaksid, et sinu oma kodus oleks, Kristli? Jaa. Olen vaadanud teie saateid, see on väga teretulnud. Et tehke ikka edasi. Teeme küll! Teeme edasi, on ju? Muidugi. See, et märkate, mõistate ja hoolite. See on nii oluline minu jaoks. Te olete väga tublid. Et te olete kasvatanud oma tütre iseseisvaks ja see lahti laskmine, see ei ole kerge. Ei. Mida minu laps minult ootab ja vajab? Mida saan mina lapsevanemana teha selleks, et mu laps kasvaks üles õnnelikuks inimeseks ja saaks oma eluga hakkama? Ma olen täiesti kindel, et neid küsimusi on iga lapsevanem endale esitanud ilmselt üsna mitu kordagi elu jooksul. Mina usun, et vastus nendele küsimustele on tegelikult hästi lihtne. Kõige parem, mida üks ema või üks isa oma lastele anda saab, on see, et need lapsed tahavad ühel päeval vanematest lahti lasta. Tahavad minna ja elada oma elu ja nad saavad sellega hakkama. Tea ja tema abikaasa on oma vanima tütre sünnist saadik teadlikult pingutanud selle nimel, et Kristli saaks oma eluga ühel päeval ise hakkama. Ja täna nad usuvad, et Kristli ja tema pere on selleks valmis. Ja mul on väga hea meel, et me saime omalt poolt kaasa aidata sellele, et see noor pere saab oma koju. Sest ega see lahtilaskmine vanematel ei ole eriti lihtne. Ma arvan, et erivajadustega laste vanematel on see võib-olla isegi natukene veel raske. Tahaks ju ikka hoida teda enda lähedal, tahaks ju kaitsta, tahaks igaks juhuks kontrollida, et kas tal on kõik ikka hästi. Nii et ma arvan, et need vanemad on omamoodi kangelased. See lahtilaskmise õppimine ja õpetamine ja tema tiibadesse tugevuse sisse kasvatamine algab juba lapse sünniga. Just täna hommikul sündis siia ilma üks pisikene tüdruk. Palju õnne Helenile, meie elimees Indrekule ja palju õnne meile kõigile, kes me oleme emad ja isad.
kasvatame oma lapsed iseseisvateks, et nende tiivad kannaksid. See ongi meie elutöö. Olge siis terved, ootan teid tagasi ka järgmisel esmaspäeval ja näeme jälle. Mina kostitan oma sõpru alati kodutunde toodetega. See loob tõelise kodutunde.